tervitus, Merike numbrite keel. Ja aitäh teile kõigile, kes osalesid nüüd 2 järjestikusel kohtumisel. Oli mega vahva ja kohtume siis jälle uuel kuul ja viimasel pühapäeval. Sündmused tulevad sinna Fientasse jälle ülesse. Aga see, mille pärast ma täna siin olen, on siis see, et eile jäi jällegi kõlama see, et väga paljud näevad neid inglinumbreid. Et mõtlesin, et käin need numbrid läbi, aga enne kõike, mida ma veel tahan teile ütelda, et väga oluline on siiski aru saada enne neid numbreid see lugu, mis sinu elus praegu toimub, mis on sinu mõtetes, mida sa oled mõelnud, aga sa ei ole teinud. Ja päris tõsiselt nagu sellele tähelepanu pöörata. Mitte umbes see, et nii lahe, et inglinumbrid tulevad, et kogu aeg näen ühte ja sama. Et samamoodi tulevad märguanded ju tegelikult meil ka unenägudes. Ehk siis sind justkui kogu aeg lükatakse tegema, aga sa ootad veel midagi. Ja ega siin mitte mingisugust muud võlupliiatsit ei ole, keegi sinu eest mitte midagi tegema ei hakka, kui sina ise tegema ei hakka. Ja nii lihtsalt ongi. Samamoodi see numeroloogia, ükskõik mis ametit teie seal teete, siis tuletage meelde, kui te ikkagi midagi väga-väga tahtsite, siis te lihtsalt võtsite kätte ja võtsite mingi koolituse või harisite, lugesite midagi juurde ja te olete praegu siin, kus te olete. Nii nagu te olete kuulnud, siis 2026 aasta on muudatuste aasta nii globaalselt kui siis ka meie igaühe enda elus. Ja kõige hullem, mida me praegu teha saaksime endale, on see, et kui me lihtsalt ei lähe tegevusse. Venitame kummi, ootame paremat võimalust. Praegu pole õige aeg, mul ei ole piisavalt ressurssi selle jaoks. Väga paljudes asjades pole vaja üldse mingit ressurssi, rahalist ressurssi just mõtlen praegu eelkõige. Et kõige olulisem on tegelikult võtta endalt, kaelast kinni, kuklast kinni, ma ei tea, praegu tahtsin ütelda teistsuguse väljenduse tegelikult. Niiskasta kinni, ehk siis see võetakse siit kinni ja hakkad endaga lihtsalt tegelema. Võt, on siis selline ütlus. Ja eile näiteks ka seal vestlusõhtul aitäh kõigile, kes siis osalesid. Et tuli väga palju selles välja ja pühapäev oli vapse selline võimas kohtumine, et oksad poiss. See oli mega, keegi ei tahtnud magama minna. Et näete, juba hüppab mõte, on ju. Nägin lihtsalt Rossi praegu ehmus, et issand, emps on siin. Kähku peab järgi jooksma. Tere. Võt, aga teie, kes te siis nüüd ei osalenud seal, teil on võimalus vaadata YouTube'i klubilisuse kanalilt, siis ma ei tea, kuidas seda isegi ütelda ausalt öeldes. Et klubilised kategooria 2 siis saavad vaadata neid koolitusi ja ka tulevused koolitused alati tulevad sinna, vestlusõhtud tulevad sinna. Jah, nii nagu ma olen öelnud, et ma ei tea, kas selle asja nimi on nüüd koolitus, aga ma praegu paremat nime pole leidnud, nii et las ta siis olla. Ise ma tunnetan seda juba sellisena, et meil on lihtsalt mega inspireeriv koos olla. Ja te kõik, kes te seal osalete, nüüd on ühed ja samad näod olnud isegi mitmeid kordi, suur aitäh teile. Ja eile oli ka palju uusi ja nii nagu ma ütlesin, pühapäeval oli ka meesterahvaid ja oli üks paar, aitäh teile samamoodi. Et väga lahe. Et nii nagu ma ütlesin, saagu meid palju, et numeroloogia on väga huvitav võimas abiriist, kuidas endast paremini aru saada. Ja eile tuli siis välja ka see, et ikkagi inglinumbrid pakuvad palju huvi ja ma sain ka siis vestlusõhtutele uusi selliseid ideid, mida võiks siis teha. Ja arvatavasti tuleb nüüd see, ei ole veel päris kindel, aga ma arvan, et see tuleb niimoodi siis juulikuu viimane pühapäev. See vestlusõhtu tuleb siis nendest numbritest, korduvatest numbritest. Tulge hüppake paati. Et info tuleb sinna Fienta lehele, aga ma käin need numbrid siit siis läbi. Enne seda, kui te need numbrid siis näete, mõni on aastaid näinud näiteks 3 ja 9 ja võib-olla siis, mis see number on, 33 näiteks
või 9,99, ma ei tea. Autonumbreid saadetakse mulle tihtipeale Messengeri, et näed, mis ma nüüd nägin, et vau. Ja nii ongi, me näemegi neid asju, aga pöörake tähelepanu, mida te siis olete enne seda teinud, mida te olete pikalt mõelnud. Ja siis te saate sellele kinnitust. Üks, mis on vaja teha, on vaja tegutseda. Mitte oodata paremat päeva, paremat ilma, et elukaaslane ütleks või ma ootan, et laps teeks selle asja ära. Ei. Hakka toimetama. Käime siis need numbrid läbi. Ja ma olen neid mitmeid kordi ka juba käinud. Ja vestluse õhtul siis, kui te tulete pühapäeval, pühapäeval, juulikuu viimane pühapäev, ma ei mäleta, mis kuupäev see on. Sündmus ei ole veel aktiivne, aga ma teen selle lähipäevil. Siis räägime nendest juba põhjalikumalt ja vestluse õhtu lõpetuseks siis me lülitame selle salvestuse välja ja siis me arutame seal väga palju asju. Ka isiklikke asju saate sealt küsida. Ja nii me üksteist seal aitame, nii nagu me oskame. Ma panen ennast siia maha korraks. Lähme loputame jalgu ka. Meeletult hea on. Mina kuulsin, et eile Eestis oli peaaegu 30 kraadi kuumust. Meil oli eile väga selline 17 kraadi maksimum. Suht jahe oli. Aga selline täitsa nitsivo värk. Ehk siis lähme numbrite juurde. Ma panen jalad vette. Vaatan, mis värk on siin selle veega. Ja numbritega siis selline lugu. Mulle endal tundub, et lihtsalt ma tean neid, ma elan nende numbrite sees kogu aeg, siis mul tundub vahest, et nii mõtet on sellest rääkida. Sellepärast mind ajab nii naerma see lugu enda puhul muidugi. Näete. Vaba. Väga mõnus. Ühtesid, kui te näete. No mis te arvate, mis need ühed võiksid tähendada? Nagu ma just ütlesin, 2026 on kokku liidetult 10. Kõikidel uued võimalused. Absoluutselt kõigil, teie lastel ka, vanavanematel, emadel, isadel. Lussi tuli. Ja üks on alati siis uus algus. Või siis, kui sul on selline mõte peas olnud, et sa tahad midagi lõpetada ja sa täpselt ei tea, et kas peaks lõpetama. Või siis sa tahad, sõltub jälle inimese enda sünnipäeva numbrist on ju, ja elude numbritest, et kui sul on seal näiteks 7 või sul on 8, mis seal veel võiks olla 5 näiteks, siis teie võite näiteks võtta 2-3 asja ka, millega te tegelete. Et eks siis ei pea alati midagi lõpetama, et uut alustada, vaid te võite võtta näiteks mingisuguse kõrvaltoote, mida te hakkate tegema. Näiteks kui sa oled selle ettevõtte juht on ja sul on palju töötajaid ja sa oled ise mõelnud, et sa hakkad isiklikult veel mentorlust tegema, et sul on memm tuli lihtsalt. Memm on õnnelik, et ta nägi mind. Vaadake. Action hakkas siin käima. Meil Liiva Rand läheb praegu rohtu. Issand, ma pean küsima, kes teab, kuidas, mis vahendiga saab rohu ära siit sellest liiva seest. Me panime sinna küll selle aluskatte, aga tundub, et seal on augud sees. Et äkki saate mulle, keegi paneb Messengeri lausa mingi väga hea rohu, millega umbrohtu tõrjuda. Ma katsetasin jämesoolaga. Siis meil on jämesoola suht palju vanavanematelt siin jäänud elukaaslasele, aga see ei töötanud lõppkokkuvõttes. Tulin nüüd siia. Tändke teada. Lihtsalt siin näevad laigulised silmad väga hästi välja. Kommi hull. All right. Ja ühed on siis see, et alusta siis sellega, mida sa oled pikalt mõelnud, mida sa tahaksid teha. Ja nii nagu ma ütlesin, et kui sul on mingisugune ettevõtlus praegu olemas, siis delegeeri teatud ülesanded ära ja hakka midagi isiklikku tegema. Siis see on kohe kindel märk. Jah. Või siis näiteks see, et kui sul on, kui sa ei ole ettevõtja, aga su elus on, ma ei tea, tahad midagi näiteks osta, midagi soetada, siis kindlasti tee seda. Ja üks on alati algus, et võta kätte ja hakka tegema. Või sa oled pikalt mõelnud, et sa tahad vaata mingit koolitust võtta või mingi asjaga tegelema hakata, mingit, ma ei tea, mis asja veel teha. Muruniidukit osta. Osta see muruniiduk siis. Sa leiad selleks vahendid. Kõik sõltub sellest, mida sa enne oled mõelnud, mida sa oled enne unistanud. Et siin on see point nagu taga. Siis number 2.
on see värk, et kui sul on suhetes mingisugused väljakutsed, probleemid, eriti 2 viitab siis naisliinile, õed-vennad, õed, ema eelkõige, võib-olla seal tädid, mida iganes. Kui sa oled mõelnud, et peaks helistama, siis helista talle. Number 2 on ka koostööga väga palju seotud, kui sul on pikalt mõte olnud, et vaata võiks helistada või võiks rääkida, vaata temaga võiks väga hea mingi diil tulla, siis tee seda. Seepärast, et sul hakkab tihtipeale tulema neid märke ja sa ei saa aru, võib-olla tuleb näiteks 11.11. See tähendab seda, et võta nüüd kätte ja toimeta ja 11.11 kokku liita on siis 2.2, eks ju, mis ütleb, et kuule, mis sa passid, tee ära see, helista talle. Või see, et kui teil on mingisugused tülid asjad olnud, 2 tähendab ka seda, et mingite probleemide lahendamist. Et see laheneb lihtsalt, usu sellesse. Ja kõige kihvtimad märguanded näiteks on, kui sa oled selle mõelnud, võtad juba telefoni ja kuskilt tundmatus kohast tuleb mingi sulg sulle. Või mingi selline, ma ei tea, midagi sellist kihvti, et sa mõtled, et vau, kuskohast see nagu tuli. Vaat, siis see on juba totaalne märguanne selle kohta, et sa oled õigel teel. Pead liikuma, kui varbad hakkasid külmetama. Tüdrukutel see väike action. Vaat, nii. Lähme edasi number 3-ga. Number 3 tihtipeale viitab suhtlemisele. Rossi on actionis. Ja suhtlemisele mitte siis selles osas, nagu see number 2 oli, et sa peaksid justkui nagu helistama või mida iganes. Siis see viitab sellele, et see, mida sa nüüd praegu teed, siis ära jätta seda teadmist enda teada, hakka seda jagama. Jaga seda suuremale seltskonnale. Sellepärast, et sinu sees on juba väga palju informatsiooni, mis vajab jagamist. Ja noh, suur seltskond selles osas, et nüüd ise valid, on ju, ega sa võtad seal oma sugulased kõigepealt, ütled, et kuulge, teate, nüüd on nii. Või vaata ise, kui sa tegeled seal mesindusega, siis jaga seda mesinduse värki. Memm köhib. Või mida iganes. 3 viitab väga tihti loomingulisusele, kui sa oled mõelnud käsitööga hakata näiteks endal lisatulu teenima, siis tee seda. Aga näita seda. 3 viitab ka perekonnale. Ehk siis, kui perekonnas on mingisugused teemad üleval, mida peaks siis lahendama, siis toimeta selle kallal. Aga kui sul ikka röögatavalt tuleb 3 mitmeid kordi, just eile oli ühel osalejal üks selline näide, et tema näeb 3-sid ja 9-id, siis mina ütlen seda, et mis teil logiseb seal perekonnas, et võta kätte ja lahendage see asi ära kõigepealt eelkõige enda sees. Et noh, muidugi tema puhul ka 9 on see, et midagi tuleb ära lõpetada, mingid asjad, mis enam ei toimi. Ja võib-olla need tunded hoopis sinu sees, mis sul seal plahvatavad kogu aeg, lihtsalt tee endaga sott selgeks. Et see on ka pool võitu juba. Aga 3-ga mina, kõigepealt kui mina näeksin 3, siis mina tean seda, et ma pole kas ammu postitust teinud, ma pole ammu videot teile teinud, võt siis mina lihtsalt teen selle ära. Nagu te aru saate, siis mul ei ole hetkel sellega probleeme, nii et ma ei näe ka ühtegi numbrit. See, mida mina küll nägin, ükskord oli 21. Ja ma tegin isegi pildi, mõtlesin, teen teile ühe postituse selle kohta, aga 21, siit ma võtsingi kohe selle, ma nägin seda nüüd peale seda meie reisi ja siis ma sain aru, et ma pole isiklikult pole videot teinud, mul oli seal küll üks podcasti külaline, vot, ja nii ongi. Ja siis ma võtsin kätte ja tegin ära selle. Ja muidugi sealt saab 2 ja 1 saab ju samamoodi, et kellega ma pole ammu rääkinud, mis asja ma pole teiega jaganud, mida ma ei ole ausalt välja rääkinud, siis ja 1 seal taga tähendab seda, et tee see ära. Vaat, näete, nüüd läks niimoodi, aga see on lõppkokkuvõttes ikkagi 3, mis viitab sellele minu puhul igal juhul, et ma peaksin tegema midagi YouTube'is. Minu jaoks 3 on alati midagi suuremat, midagi rohkem kui ainult oma tuttavatele. Teate ka juba omad jopetsen kõik. Nii. Pean natukene memmele oma tagumikku näitama, et ta saaks aru, et meil on kõik hästi. Tere, tere. Tere, tere. Memm köhis selle peale kohe. Talle ükskõik. No ei ole. Nii, lähme tihedasse murru. Mul on see niitmata siin.
nii, 3 on siis ka see lugu, mis võib ka viidata, et kas sa oled liiga palju oma emast sõltuv. Et kas su ema on arvamus number 1, sõltub muidugi, mis vanuses sa oled, eks ju. Et kui ikkagi sa oled juba väga täiskasvanud, siis äkki on aeg iseseisvaks saada. Ohoh, siia ma ei lähe, siin on palju sääski. Vot, mina mõtleksin seda ka niimoodi. Jällegi sõltub, mis probleem või mis asi teil õhus on. Lähtuksin sellest eelkõige. Nii, lähme number 4 juurde. Number 4. Kui sa näed selliseid numbreid nagu 44, siis no näiteks kui sa näed kella pealt 13.13. Okei, neid saab jälle lahti rääkida vaata üksikult, eks ju, 1 ja 3, sellest ma just rääkisin. Aga selle saab võtta ka 4 ja 13 tegelikult tähendab seda, et mis asja sa peaksid ära korrigeerima oma elus, mis enam ei toimi. 4 on alati selline struktuuri ehitamine, ümber tegemine võib-olla või see, mis sul juba väga pikalt venib kuskil kummi, siis hakka seda lihtsalt ümber töötlema ja seal on vaja nagu konkreetselt raam, päev, kuupäev, kellaaeg, kõik need asjad on vaja siin nagu korda sättida. Ja see 4 on suhteliselt sellele 1 sarnane, et lihtsalt võta kätte ja tee ära. Ja 4 on ka see, et võib-olla sa peaksid kellegiga maha istuma ja väga tõsiselt rääkima. No ikka tõsiselt, silm vastu silma. Ja 4 on ka isa teema, venna teema. Et kui sul on näiteks ka kollektiivis mehi, siis äkki sul on vaja mingi Fjodoriga lihtsalt istuda, saad aru, kõrvuti ja ütelda, et kuule Fjodor, nii need asjad ei käi, nagu sina mõtlesid siin. Nüüd me teeme nii, nagu mina ütlen. Või siis 3 punkti. Või Vassili. Või Mati. Joosep. Mida iganes. Vot, aga... Oi, kurja, vaadake. Niimoodi kakub praegu läbi luuse. Vaadake, ma pean temaga võitlema. See on niikuinii mees. Mees sääsk. 4 rääkisid. No vot, nii. Mis me, 4 juures, mis ma veel tahaksin ütelda. 4 on see, et kui teil on olnud mingisugune ehitusprojekt käsil või mingi plaan, et võiks näiteks akneid vahetada kodus või välisuks logiseb, et on vaja lukk ära parandada või sellised asjad, need tähendavad ka, no näiteks põllule on vaja midagi panna, no ma teen põllupildi teile, siit näete, noh meil on põld, me ei kasuta seda aktiivselt, meil on väga väike selline peenr osa ainult, seda ka kurja tuli välja, et on liiga palju. Ma siin nüüd YouTuberi maailmas siin liikun, ei ole aega. Võt, okei. Mõtlesin, et ütleme üleskutse, vajan abi. Tõsiselt vajan abi. Äkki ütlen selle väljakutse praegu. No võt, kui on mingisugune perekond, mees ja naine Kuopio kandis, kes tahaksid tulla siia sellisesse kohta meile appi, võiks osata soome keelt, vähemalt mees võiks osata soome keelt, siis võib olla ukrainlane, venelane, eestlane. Muidugi ma tahan ju kuupäevasid teada. Te teate küll, on ju. Ja võt, siis andke mulle märku, kes sooviks tulla näiteks nädalavahetustel aeg-ajalt appi. Lepime kokku, mitte tasuta, ei pea see olema, aga lepime kokku. Näete, võt äkki siit läheb kellegile edasi, keegi tunneb kedagi, vaadake. Et oleks mega lahe. Aga jah, ma enne teen sellise numbrianalüüsi nende inimeste kohta. Heas mõttes. Et ikka, kui tuleb kokku liites meil suhteks 4, siis ma arvan, et siis vaatame, kuidas me selle asjaga ühele poole saame. Siis ongi väga hea projektipõhine töö. No ehk siis vaadake, kui te näete 4 ka. Vot väga hea, sobib praegu väga hästi. 4 on see, et kui sa oled mõelnud kellegagi koostööd teha, ja sa mõtled, et kas selle saaks näiteks teha paari päevaga või vaatame, et no kui läheb üle aja, siis võib-olla no maks 2 nädalat. Siis 4 ütleb seda, et kuule, ära venita kummi, tee süsteem korda. Pane lihtsalt täpselt see päev paika, siis tuleb see valmis teha ja kõik. Rohkem me sellest nagu ei räägi. Sest 4 vajab raamistikku, kui sul on nüüd midagi käsil. Või elukaaslasega olete mõelnud, et tahate midagi seal, ma ei tea, jah. Konkreetselt midagi ära teha, siis ärge laske teine teisel kummi venitada. Kui 4 niimoodi pikalt teil figureerib selle auto numbritega, siis see tähendab hästi sellist süsteemsust. See on jäik number.
seal ei ole mingisugused, et ehk võib-olla vaata kunagi äkki teeme, äkki tuleb püksi, midagi siis ei tee, vot. Ma ei tea, läks nämmutamiseks. Ja vot sina, kes sa mul aitad siin aegasid panna, siis võid selle reklaamikoha, kus ma otsin abilisi, siis panna eraldi. Aitäh. Lähme 5 juurde. Ma vaatan kella. Mul on täna jälle podcasti külaline tulemas. Siis 5. No 5, mis te arvate? Vot pane pausile ja mõtle praegu korraks, mida sa arvad, mis on 5? Jälle, nii nagu ma ütlen, siis ma ise olen nii selle numbri maailmas, mulle tundub, et kõik teavad nendest asjadest juba. Aga 5 tähendab alati liikumist, 5 tähendab õppimist, 5 tähendab õpetamist ja 5 tähendab suhtlemist. Ja siis praegu on festivalide aeg, praegu on igasugused suvetuurid siia-sinna, Ivo linna. Seal on siis selliseid variante, et mõtle, et kas sa oled võib-olla liiga palju juba tuusaldanud, et keegi tegi sul siin mingi ettevõtte. Tegi ettepaneku, et kuule, läheks veel sinna, läheks Pärnusse, läheks Viljandisse ja mingid üritused on siis samal ajal ja sul tuled 5 sinna ette, siis sa pead küll tõsiselt mõtlema, et kas on nüüd äkki karikas ületanud kõik võimalused. On memm kadunud. Jaa, okei. Memme on jätu. Ahah, nüüd on. Väga hea. Käis maasikaid vaatamas. Vaat, kuidas teil maasikatega lood on. Ma olen juba käinud nii palju neid korjamas, et süga külm on täis. Vot, lähme 5 juurde tagasi. 5-ga on siis see lugu ka. Kuidas sul küla juttudega lood on? Kui palju sa seal klatsid, äkki peaks piire tõmbama? Või siis see, et oled tabanud selle pealt, et keegi räägib sinust liiga palju, oled võib-olla avalikult talle endast rääkinud ja siis korraga tajud, kell taob täiega 5:05, vaata. Või siis näiteks, kui sa näed kella pealt 14:14, kuula siis tagasi, mis ma rääkisin 1 kohta, mis ma rääkisin 4 kohta ja 14 ise viitab ka sellele, et see on mõõdukus. Nüüd tõmba tagasi ära, tututa seal oma asju nii palju nagu päriselt. Et jätta mõned asjad enda teada, sellepärast eriti praegu, kui suhtlete siin suvega väga palju erinevate inimestega, inimesed saavad alati teistmoodi aru. Mitte nii, nagu sina seda rääkisid, katkine telefon, mäletate lasteaias ja koolis. Vot, siis 5 viitab sellele, et äkki sa peaksid natukene oma seltskonda koomale tõmbama. Äkki on turvalisem. Aga 5 on see, et kui sa oled pikalt mõelnud näiteks minna õppima midagi ja kui sulle pakutakse teise linna kuhugi või teise riiki, mis on veel nagu võimsam, siis 5, kui hakkavad figureerima sinu elus, kella, auto peal, majanumbreid, need ainult selliseid või telefoni pealt näed ainult seda numbrit, siis see viitab sellele, et võta kätte ja mine, seepärast, et seal on keegi, kes ootab või kes tuleb sinu ellu selleks, et midagi muuta. Vot, isegi võib-olla see mõte päris ei meeldi sulle, aga justkui nagu meeldib ka ja siis tee seda. 6. 6. 6-ga on sellised lood. 6 viitab ka natuke perekonna peale. Mitte natukene, tegelikult 6 on armastuse number, aga 6 ma sümboliseeriks ka perekonnaga. Ja 6 on see, et kui palju sa oled ise endast ära andnud või kui palju sa oled enda peale õel olnud. Ja kui, vaata, alati need numbrid viitavad ikkagi meile, need hakkavad meist lähtuvalt kuidagi. Mida meie teeme iseendaga nii, et me peame aru saama. Ja 6 ütlevad siis seda, et sa pead iseenda armastusega rohkem tegelema, luba vastu rohkem võtta. Sa oled andnud juba piisavalt välja. Jah, ma hakkasin mõtlema, et kellel võiks siis kõige rohkem välja tulla, eriti kellel siis on sünnipäevas 6 ja aastas on 6. 2, 3, 9. Vot siis teile, kui te hakkate neid 6 eriti seal märkama, siis hakake mõtlema, et millal te viimaks endale midagi lubasite. Lihtsalt kas või aega ja tuima näoga vaadata näiteks kuhugi, pilvi näiteks. Vot, miski ilm teil on täna? Vot, hea küsimus on ju. Ja 6-ga on see, et võib-olla on see, et te olete nii palju võtnud külalisi vastu, et nüüd peaks hakkama natukene neid ka koondama, eriti suvel, sissetulekuid vaatama üle ja üldse pere sellist harmooniat. Ja 6-ga on see, et kui 6 väga palju on ja kui sa oled üksik, siis see viitab sellele, et lükka ennast nüüd kiki ja sul on väga suured võimalused saada kedagi, kui sa oled selle soovi peal.
ja samamoodi see viitab ka nendele, et armastus on nii palju õhus, et ole ka ettevaatlik, et väga suuri väljakutseid võib tulla. Võib 2 võimalust või 30 võimalust ühel korraga tulla. Memm tuleb ja köhib. Vaadake, kus ta siin on meil. Ai, siga õnnelik. 10 000 sammu praegu tegi, et mind leida. No nii, ära see olgu. Memm on õnnes. No vot. Ja kuus on tõsiselt siis armastusega seotud ja perekonnaga seotud. Vaadake oma värgid selle üle. Eelkõige see kutsub sind korrale, et kui palju sa oled endale lubanud viimasel ajal. Või kui sa oled tahtnud midagi osta ja sa mõtled, et kas osta nüüd lastele või endale, siis see on kindel märk, osta nüüd endale. Sa oled lastele juba ostnud küll. Vot. 7. Konkreetselt liikumise intuitsiooniga seotud lugu. Retriidid, igasugused vaimsed festivalid, värgid-särgid. Ja kui sa oled sõna otseses mõttes pikalt jäänud sinna sohva põhja vedelema ja mõtled, et läheks ei läheks, siis mine. See tähendab seda, et kui sa oled mingid liiklusvahendid mõelnud osta, siis see on see märk, et tee seda. Sa leiad need vahendid ja kui see on see, et keegi on sind kuhugi kutsunud ja sa oled põnnama löönud või see tuleb nagu mega hea pakkumine mingisuguse asukoha vahetuse suhtes, korterit oled otsinud, siis 7 ütlevad seda, et tee see. Kui sa näed kella pealt 16, kuula, mis oli 1 ja 6, aga kokku liites 7 tähendab seda, et unusta see vana ja võta see uus pakkumine vastu. Mine tegevusse. Ja 7 lükkab sõna otseses mõttes sind toimetama. Eriti kui sa sellel perioodil näiteks, kui sa näed neid 7, sa oled pikalt jäänud endaga mõtisklema. Ma ei mõtle seda, et 5 minutit, eks ju, ma mõtlen ikkagi pikemalt. Siis tea, et nüüd on aeg jalad persalt välja võtta ja minna. See on konkreetselt tegutsemise number ja see, et jah, liiklusvahend mingisugune või sa oled tahtnud ära müüa näiteks, siis see on ka võimalus, sul on väga hea hetk. 8. 8 on siis see lugu, karma ja raha number, ehk siis jällegi sõltub, kui sa oled väga palju mõelnud investeerimiste peale, siis see on hea aeg teha seda, sest inglinumbrid annavad märku, et nüüd, ära enam passi. 8 on ka see lugu, et kui kellegagi on läinud ikkagi suhted nässu, siis on see, et vaata endale peeglist otsa ja ütle, et kuule, sinuga on kõik hästi. Usalda protsessi, anna selle lihtsalt minna. Jah, see aeg on läbi. Ükskõik mis suhe. Töökaaslastega, töökohaga. Ja see annab sulle sellise vihje, et vaata oma rahakoti sisu läbi, vaata oma kulutused üle. Ja kui sul on meeles näiteks hakata, nii nagu ma olen siin kõigile rääkinud, siis mul hakkas nii palav korraga, siis lisateenimist teenida, siis see on ka märk selle kohta, et nüüd on õige aeg. Tee seda. Et ma võtan siit sellise siilu veel juurde. Et jah, kõik, mis viitab sellega, et sul on nüüd võimalus investeerida või siis raha teenida või siis see, et kui mingid suhted logisevad või kui sa paned tähele, et sa oled liiga palju investeerinud ühte kohta ja see ei toimi, kui on võimalik võtta sealt rahad välja, kui on suhtega mingisugused raskused, siis lõpeta see ära. Lihtsalt ma unustasin ütelda 4 on see lugu ka, et kui suhted logisevad, siis lõpetage ära pigem. Kui sa näed hästi palju 4-seid ja sul on ikka väga suured probleemid elus, suhetest just, ükskõik mis suhted need ka ei oleks, siis see viitab sellele, et nii, kaput, kõik. Всё, hvatit, ei jaksa, ei taha. Vot. Ja 8 on sama moodi, sellepärast, et tema annab sulle märku, et nüüd aitab. Et vaata tegelikult, mida sina tahad. Et kas sa oled suhtesse investeerinud oma aega, raha ja kõiki muid asju. Sellepärast, et siis tuleb hästi armas selline number nagu 9, kui te olete pikalt Lussis on aru, kuhu ma läksin. Joksis mööda. Kui sa oled tõsiselt midagi näinud vaeva mingite asjade osas, toimetamiste osas, tegemiste osas, tuleb päiksekiir, siis 9 ütleb, et lõpeta. Ja kui sa oled mõelnud mingi uue alguse peale ja sa ei tea, et kas teha see otsus või mitte, kas lõpetada ära see asi ja alustada uuega, siis kui sa natukene kahtled ja 9 tuleb sinu ellu väga tihedalt, siis see viitab sellele, et ära karda võtta seda uut algust, et see 9 ütleb, et see asi laheneb iseenesest. Usalda lihtsalt protsessi.
ja eelkõige 9 ütleb seda, et kas sa oled mingites asjades väga palju endale valetanud, teinud asju ilusamaks, kui need tegelikult on. Ja ta ütleb sulle seda, et kuule, ava omad väiksed silmad ja saa aru, et see on lihtsalt täiega ajakulutus, mis sa praegu teed. Et see tuleb ära lõpetada. Ikkagi puhas lõpetamine on number 9. 9 viitab ka selle peale, kui sa oled pikalt vaimsusega tegelenud või sa alles alustasid seda teekonda. Noh, ütleme, numeroloogia on ka vaimsus. See on küll statistiliselt teadus isegi, ma ütleksin niimoodi. Ja või kui sa oled tegelikult selle astroloogia ja human disainiga näiteks kõrvalt ja sa oled mõelnud, et sa tahaksid sellega veitsa endale sissetulekut teenida, aga kardad räigelt, siis 9 ütleb, et lõpeta ära, mis sa jonnid, hakka tegema. Võt nii. Ja 9 on see, et aktiviseeri oma vaimsust, sinu sees on kõik juba olemas, ära enam pabista. Votak. Nüüd ma vaatasin vahepeal kella, siis kell on väga palju, ma pean lõpetama. Oli tore teiega aega veetasin. Natukene kuumaks läks. Võt. Rossi on märg nagu muri. Milline ilm teil on? Meil nõksu läheb siin selgemaks. Võt, näed, võtsin vesti sellest ära. Võt, nüüd on kõik. Jagage ka oma numbreid siia kommentaaridesse, mida teie olete tihti näinud. Kuidas teie seda nüüd minu tõlgendust sellele mõistate? Ja 9 tegelikult teate on see ka, et suhted lõpevad siis või peaks lõpetama, ükskõik mis suhted. Või siis kui tahate autot müüa või mingit asja müüa, siis tehke seda. See ütleb, et see on just see aeg, see hetk. Tugevalt ka vaimsusega seotud. Eriti kui need 18. See tähendab ka fotograafindus, see tähendab ka näitlemist. Näiteks kui sa oled mõelnud näitlejaks minna, siis see on see koht, kus ütleb, et davai, jalad persalt välja. Täiskäik edasi. 9 justkui tähendab lõpetamist, on ju, et ei ole justkui algus, aga see annab sulle täis poweri peale, et sa oled õigel teel. Nüüd ma lõpetan. Tšauki, tšau. Vahvad päeva teile sinna.